on meil külas Margus Leppa. Räägime filmist Talve, esilinastuse muljetest ja paljust muustki. Tere, Margus! Tere! Nii, et räägi siis, kuidas film sulle meeldis? Et sa käisid esilinastusel, millised on muljed esilinastusest, filmist? Kes teavad mu korja iseloomu ja norivat iseloomu ja kõike muud. No need on võib-olla üllatatud, aga ma olen rahul. Tulemus oli hea. Arvestades neid vahendeid, võimalusi, millega see tehti, see tulemus oli tõesti hea. No jah, muidugi, eks alguses teatavad kahtlused, kõhklused nagu tekkisid, aga Ergo Kuld ikkagi veinis ära tegelikult hääletooni, kõnes selgusega, telefonikõnega, nii et puht viisakusest ja soovist ennast tähtsustada. Ma ütlesin, et jah, aga ma loeksin kõigepealt teose läbi. Üllatas. No see variant läks muidugi parandamisele, mida ma lugesin. Ja seal sai mitu asja ümber tehtud, aga eks filmi sisse jäi ka natukene libastumisi, aga hobune 4 jala peal komistab ja nende tingimustega töötada, teha ja tõestada ennast nii-öelda profiringis, filmitegijate hulgas. See oli tubli saavutus. Need härrased tulid asjaga toime. Jah, vigu oli, aga kes meist on, mina küll veata ei ole, eks ole. Ja mida siin ikka selle kohta rohkem öelda? Tuldi välja kilbiga. Milline film on sinu jaoks kõige tähenduslikum? Kas kevade, suvi, sügis või talve? No see tähenduslikkus, see on ka niisugune asi. Muidugi kõigepealt võtame, et pealkiri Talve, ta on ikka talve, ta on ikka sisseütlev kääne, surilina tõuseb. Kui alguses kevades kõik tärkas, siis selle talvega peaks nagu olema nii, et alea jakta est, aga noored näitlejad, kuradi head näitlejad muide, ei ole midagi öelda. No vaata, oleks neil sama kuradi head juhendajad ka, kes oskaksid. No näiteks sina käid tipa-tapa üle purde mingis filmis ja nüüd hakkab iga poole aasta tagant tulema film, kus sina käid üle purde, sest see tuli sul hästi välja ja mitte keegi ei riski panna sind sõitma näiteks autoga kurvi võtma, lilli sättima, ma ei tea, lapsi sünnitamas, süles kandma. Ei, tipa-tapa üle purde. Tema on see tüüp, kes kõnnibki üle purde. No mida sa kurat teed siukeses olukorras? Kas sa... No sellepärast ei tahakski nagu eriti filme teha, et tuleb jälle tegelane tähtsusest lõhkemas ja ütleb, et tead, see on siuke roll. Sa kõnnid tipa-tapa üle purde. No muidugi ütleb, et eks ole. Kui on ette antud kõndida tipa-tapa üle purde, et siis sellega seoses, kui palju sinus on kiirt ja kui palju kiires on sind, et mis on karakteri ja sinu sarnasused näiteks? Terve see lihakeha, mis siin on. No muidugi ta jääb vanemaks see lihakeha, kogu aeg ei ole häda midagi ja mõnes mõttes võib öelda, et see nägu näeb ka ekraanil nägi ta küll siuke välja, et ta on 200 lihakeha ära kandnud. Ikka nii krimpsus ja kortsus. Lihakeha, sinu koordinatsioon. Kui sa võtad, paned pliiatsi varba vahele ja kirjutad oma nime. Tead, see on üsna sarnane sellega, mis tulemus sul on, kui sa kirjutad käega. Ja muidugi dikteerib see, et mis sul seljas on, kui sul on ikka mingid jubedad, rasked, määrdunud saapad jalas, kui ei paista välja üldse sinu kena figuur, soeng, midagi, võib-olla pannakse veel pläru suunurka,
see lihakeha on ikka see sama ja alati võib küsida, et noh, aga sa tegelikult ka niimoodi suitsetad ja kodus siukeste sitaste riietega käid. Noh, saad aru, vaataja, tema ongi kinos selleks, et oleks keda petta. Kunst nõuab ohvreid ja piletnäpust tulevad ohvrid saali. Mida sa teed selleks, et rolli sisse elada? Et ma nagu võin järeldada, et üks asi on see, et sa paned selga selle nagu siis see riietus, et see aitab nagu sellesse rolli. Mida sa teed selleks, et näha välja nagu palli kuninganna? Panen sellega palli kõideni. No sa paned selga vastava riietuse, teed vastava meigi ja sa tead, et sa lähed ja särad. Kas see ongi see sisse elamine või noh, kui ma nüüd norin sinu... Küll tehaks rollid teistpidi. No jah, tähendab, kui ma pean minema teatrilavale või filmi Vihmavarjuga, siis selge see, et muidugi Vihmavari on üks huvitav ja unikaalne asi. Kunagi ma nägin ühel suurel kontserdil, kuidas hea laul oli ka muidugi. Kenakene armastuslaul oma aja kohta väga täiuslik ja väga niimoodi pisarat kiskuv ja hea esitusega. Ja inimesed kõndisid armunud paari taga laval. Ja korraga tõmbasid nad kõik vihmavarjud lahti ja see oli märk, kui üksi need inimesed tegelikult on. Kas nad nüüd kehastusid ümber? Ei, nad avasid vihmavarjud. Kõik. Ja publik... No pole võrata. Selleks ju kogu see värk ongi, et pakkuda inimesele neid tundeid, mida ta eraelus võib-olla äratada ei suuda. Aga mõned mahlakad kaadritagused seigad, mis meenuvad. Inimesed tahavad kuulda neid mahlakaid. Verd ja mahlakaid, eks neid tõenäoliselt oli, aga kuidas ma räägin, ega need ei olnud minuga üksi, kuidas ma tõmban nüüd kamraadi samasse porisse, kus ma kirjeldan ennast olevat ja ütlen, aga seal olid veel see, ei. Vastupidi, just nii peabki olema. Ei pea, no me saime su kätte, me saime su siia kaamerata teha ja nüüd paluks. Hea küll. Mahlaseid palu. Ma nüüd ei mäleta, mis selle filmi nimi oli. Need on kõik üldse peas segi. Aga mingisuguses filmis oli, kus ma torman kaadrisse valitu seljas Tootsi lohutama, kes parasjagu vist veel kaadris ei olnud. Ja siis sai tehtud, seda märgiti isegi kriitikas ära, et sihuke, tee nagu mina, löö käega ja sihuke kinnine liigutus, milles asi oli. Korraga käratati, nii, kaadrisse algame, päike tuli, no valguse ootamine oli suur asi. Ma pissin konjaki pudeli taskusse, aga see läks taskust mööda ja ma pidin teda küünarnukiga hoidma ja kuidas sa siis teise käega teed suurt liigutust, no ei tee ju. Ja. Noh, jah. Ja Tootsiga seoses ma veel küsiks, et Tootsi osatäitja kohta pidi hoopis keegi teine täitma. See oli kevad, see oli ammu. Et seal olid mingid pahandused olnud, mis need pahandused seal olid, et... Ma ei tea päris täpselt, aga kuuldavasti olevat olnud kaklus koolis ja võrdlemisi halva tulemusega kaotaja suhtes. Ja sellest siis tulid ka, nõukogude ajal oli päris range kord, et kui sa ikka eraelus vastu ei pidanud, siis lükati sind lihtsalt kõrvale. Ja, nii oli. Kui sa meenutad kevade võtteid, mis sulle siis meelde tuleb? Oi, see oli ammu. Mulle tuleb meelde see, mismoodi Grimeerija Nikitin Moskva kooliga mees pistis suhu 9 või 10 tikku, tuletikku. Ja siis hakkas neid ühekaupa suust välja tõmbama ja mulle tedre tähti teha. Jah.
aga kuidas tekkis üldse filmi populaarsus, Kevade populaarsus ja kas sul on mingid selliseid, palju sul on selliseid seike, kus tullakse sinu juurde kui Kiire juurde tänaval, et oo, sa oled ju Kiir. Sellega seos, ei on. Ja tead, noh, umbes niimoodi, et me ikka oleme vanad tuttavad, aga tead, kui sa... Ma olen siin lapsest peale näinud, kui ma vaatan, mul sattus juhuslikult kätte kuskil selle perioodi pilt ja siis praegu Nõmme raadios tehtud pilt. Ma ei tunneks ära. Ausalt ei tunneks, aga jah, alguses oli neid palju. Alguses oli niisugusi inimesi, kes teadsid tüüpe ja nimesid. Aga kui praegu tuleb niimoodi minu juurde keegi, kes küsib, et kuule, Lesta, kus sa imeliku jätsid? No aitäh, tal peaks olema ka ju mingisugune haridus või midagi. Üldiselt vajub see asi päris lannalt ja lahkesti ära ja ma ei oskagi öelda, kas... No ma ei tea, kas mu oma lapsed on neid filme näinud. Tütar võimalik, et on. Poeg nagu erilist huvi ei tunne. Ja ta ütleb seda ausalt ka, et noh, ma tean ükskord, nad hakkasid emaga vist Kevadet vaatama. Aastad 10-15 tagasi. Tüli ei tulnud, ju ta siis vaatas ära, aga kas see huvitab ka tänaseid noori? No... See on valitud sajandi filmiks. Eesti sajandi filmiks. Kes see võiks valis? Huvitada. Kullakene, kes valis? Eesti saavutab niisugusi tulemusi, tegid Briti teadlased kindlaks. Nimed palun, aga alla kirjutada ei julge ju keegi. Rootsi teadmatute instituutide hing. Ja katse-eksituse instituut. Võib ju niimoodi olla. No ma arvaks, et see on ikkagi hea film, sellepärast, et nalja pärast ei näidata seda ühe uuesti ja ma arvan, et ka tänapäeva noored ikkagi enamusest teavad seda filmi. Kevade tegid puhtalt Moskva kooliga inimesed. Ja rasketes tingimustes, see tähendab, et samm vasakule, samm paremale ja sind ei ole. Suvi läks natukene lõdvemalt. Sügises oli, noh, kuradi teheneri ja jubeda iseloomuga operaator Valeri Blinov, aga kui ma peaksin tegema filmi, ma katsuks saada Blinovi, sest mul on vaja töö tulemust, mitte tema iseloom. Iseloom on vabal ajal. Aga kui me vabal ajal lepime kokku, mis tuleb kaadrisse, ja noh, võib-olla, et mitte keegi ei esita talle tüütuid liigseid küsimusi, vaid ta sätib kaadri üles nii nagu vaja, ta paneb valguse nii nagu vaja, eriti tuima valgustajat on vaja, sellepärast, et noh, heakene küll. Aga üks asi on tõesti proff ja teine asi on jälk iseloom, mis sulle ei sobi, aga siis tee vahet. Kumba sul on vaja, proffi või iseloomu, eks ole? Ja et sa osaliselt vastasid mu järgmisele küsimusele, ma just tahtsin küsida, et mis on filmi tegemises muutunud aja jooksul? Palju on muutunud, suhtumine on muutunud ja muidugi see, et filmi küllaltki tihti teeb raha. Sest võib tulla kokku sitapäid, kellele antakse 10 miljonit. Ja kes teevad filmi, sest nad ostavad endale filmi tegijad. 10 miljoniga teeb iga jobukakk filmi. Aga tee see valmis ilma 10 miljonita. Muide, nii palju kui ma kuulsin, siis talve eelarve oli alla 500 miljoni. Mis mõnes mõttes on küllaltki sürreaalne, mis nõuab tõsist ajutööd, et vaadata, kas me saame selle nurga all ära petta, et kaader ongi niisugune ja ajastus, kas ei jää sisse seal kellegi mersu suure tee või mingisugune siukene asi, et taust oleks puhas ja et ei oleks ühtegi detaili, mis võiks reeta. Noh, eks ikka juhtub muidugi. Aeg on ju kõigest mööda läinud ja mis sa teed?
kui ma lihtsalt tean selliseid põnevaid fakte, et kui filmiti kevades siis talvetseeni, siis oli tegelikult suvi. Kasutati vahtu luma asemel ja kui filmiti jääauku, siis oli tegelikult suvi, eks ole, ja jää oli tehtud nii-öelda küünlavahast. Et kui me hakkame nagu võrdlema nüüd, et kuidas siis tehti filmi ja kuidas nüüd tehti filmi, et see on tegelikult ikkagi väga suur ju vahe, eks ju. On küll, kus juures selle kevade jääauguga. Mul on meeles, mida räägiti siis, kui seda enam-vähem filmiti, siis jäi mitu päeva teistel tühjaks. Ma ei hakka legendi ümber rääkima. Aga see legend on tänaseks muutunud. Ja nii paljud asjad on muutunud, et hakka või uskuma Mandela efekti, sest tegelikult mulgi on meeles, et Nelson Mandela suri Lõuna-Aafrikas kenasti vanglas. Kuigi see võis olla mingi tegelikult Nõukogude propagandaklipp, mida teised riigid naljalt ei teadnudki. Aga jah, ajad muutuvad ja legendid asjadest muutuvad ka. Et kui keegi pakuks sulle rolli mõnes filmis, kas sa võtaksid selle vastu? Ma tegelen täiesti teiste asjadega. Ja see peab olema tõsiselt kaelamurdev pakkumine, huvitav ja tegijad peavad olema ka niisugused, et nad jätavad veenva mulje. Et see pakkumine ei ole, kuule, me siin mõtlesime teada, et äkki. Võib-olla. Kui te ise ka ei tea, mida te tahate, no lõpetame jutu ära. Ma ei tea. See oli konkreetne ja tabav pakkumine olema, mis sind paeluks. No inimene peab jätma mulje, et ta teab, mida ta teha tahab ja et ta ei bluffi. Ma olen pokkerit mänginud. No, jah. Hästi, aitäh sulle, Margus, ja kohtume mõnikord veel. Täiesti võimalik ja siis ma laulan mõne laulu ka, aga nüüd, mu daamid, pühendume lillelõhna odööri nuusutamisele ja koogile, eks ole. Aitäh vaatamast. Aitäh ja kohtumiseni.